Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tänane talv on mootorisportlastele olnud mõneti kahepalgeline. Eesti motokrossi meistrivõistlustel on läbi viidud kõik 3 etappi, samal ajal mootorkelkude hooaeg hoopis avamata. Tänase saate avateema on Eesti talikrossi meistrivõistluste kokkuvõte. Tere tulemast mootorite maailma! 3 Eesti meest on seadnud endale eesmärgiks osaleda aasta pärast Lõuna-Ameerikas sõidetaval kurikuulsal Dakari maratonrallil. Televisiooni vahendusel jälgis seda eelmisel aastal 1 miljard inimest. Ringrajasõitjatele on tõeliseks suursündmuseks autode 24 tunni sõidud. Piilume sisse selle autospordi magneti köögipoolele Nürburgringil. Eesti talikrossi meistrivõistlustele on selleks hooajaks joon alla tõmmatud. 3 etappi jooksul peeti kõikides klassides 6 väga võitluslikku sõitu. Kui mulgitalv toimus lausa ekstreemtingimustes, keskpäevaks oli külm taandunud -18 kraadile, siis nii Kosel kui Räpinas sõideti lausa ideaalsetes tingimustes. Loomulikult on neid, kes talvisid võidusõite nii väga ei hinda, aga kindlasti on neid rohkem, kes igal võimalusel kaasa löövad. Esimene asi, mis meelde tuli, 50-sed ja väikeste mootorrataste see sumbutajast tulev lõhn, tuletas enda lapsepõlve täiesti meelde krossiradade ääres. Väga vägev. Selles vaatevinklist on tõesti väga hea meel, et esimesel etapil on osavõtjad palju. Tundub, et tahetakse sõita ja rahvast palju. Noorte 85 kuubikulistel jõudude tegelik vahekord ilmselt selgeks ei saanudki. Avaetapil võitis mõlemad sõidud Rait Kaimer. Koserajal tegi nii-öelda puhta töö vaid 1 etapil kaasa teinud Tamur Talviku. Meistrivõistluste 3. etapil võttis mõlemad esikohad omakorda Don-Erik Laane. 3 etappi kokkuvõttes tuli meistriks Rait Kaimer, edestades Don-Erik Laanet 5 punktiga. 2 nooremas klassis selgitati karikavõitjaid. 65-stel oli parim Henri Vesilind ja 50-stel võitis etappi küll Mikk Kallion, karika sai aga oma valdusesse Karl-Patrik Lüünekond. Soolotsiklite ühises stardis oli viimase 2 sõidu eel põnevust palju, sest esikohad olid seni võrdselt jaganud Heido Havam ja Indrek Mägi. Sõit on sõit ja ootamatusi tuleb igas sõidus ette, aga üldiselt ma olen enesekindel ja ma tean, milleks ma võimeline. Kas teisel etapil oli Mägi ülekaal suurem? Mägi oli kiire täna, midagi ei ole öelda, aga ta oli ka nädala sees trennis käinud, et mida ma ei teinud. Viljandis ma jälle käisin trennis, ta ei käinud seal, et see on nii kaotsa käsi. Räpina etapil võis kaarte segada sealjuures Andero Ruspo, kes sõitis ju otsustavalt stardid kodurajal ja võitis 2 etappi järjest ajasõidu. Meid ei ole siin palju, et kõik saame enam ühte punti, kui start läheb ja ei ole väga suur asja. MX2 klassis oli kindlal kullakursil esimest hooaega koos meestega sõitev Rain Koch ja kõigil 3 etapil astus ta julgelt vastu ka võimsamatele tsiklitele. Otsustav etappi esimene sõit kulges Mägi stsenaariumi järgi ja rohkem kui rivaali püüdmisega oli Havamil probleeme Luspo rünnakute tõrjumisega. Päris sõidu lõpus avanes tal aga võimalus Mägit rünnata. Heido kasutas selle oskuslikult ära ja esikoht oligi käes. Teise sõidu start õnnestus juba paremini Havamil, kes pääses liidriks, siis näitas oma head kiirust Andero Luspo ja tema tempoga Havam enam kaasa ei läinudki, vaid keskendus rohkem teise koha hoidmisele. Tasavägise sõidu lõpetas esikolmik 3 sekundi sees. Mägi tegi küll viimasel ringil kogu võistluse parima aja, aga see enam teda ei päästnud. Võitis Luspo Havami ees, kellele Mägi kaotas lõpuks vaid 1 sekundiga ja 6 sõidu kokkuvõttes kaotas ta 1 punktiga ka meistritiitli. Eesti meister seega Heido Havam. Rivaalid ütlevad, et Havam ongi talvel väga kiire. No, las nad räägivad. MX2 klassi Eesti meister on Rain Koch, vaatamata tehnilistele probleemidele, kus olukorra päästis kaasa võetud treeningtsikkel, võis mees sõiduga rahule jääda. Ma võtsin rahulikult, et polnud väga hullu konkurenti oma klassis, et
tahtsin selle MM1 meestrile järgi püsida ja peaaegu õnnestuski isegi. Juunioride arvestuses tuli Eesti meistriks Claudius Roosma, kes valitses oma vanuseklassi suure ülekaaluga. Ootamatult põnevaks kujunes miniklassi lõpplahendus. Senise 4 võiduga oli favoriit Marko Lepik, kes aga räpinas jäeti koguni 3. 2 viimast sõitu võitnud Mati Tagapere kogus nüüd Lepikuga võrdse arvu punkte ja Lepikule tagas meistritiitli just esikohtade parem arv 4 võitu. Tagaperel 2 võitu. 3. koha teenis aga auga välja nooruke Tanel Turro. Kõik harrastajad sõitsid karikavõistluste arvestuses. Erinevate klasside võitjad olid lõpuks Marko Heinmäe, Mihkel Reino, Siim Rottmeister ja Kauri Raba. Seenioride arvestuse esikolmik oli nii etapil kui kokkuvõttes Rene Jõgimaa, Jüri Makarov ja Aivor Rabi. Külgvankrite klassis olid lõpuks tipus need, kellel vähem tehnilisi probleeme. Favoriitidena alustasid viimast etappi Ülar Karing, Krister Kindel. Ometi olid omad võimalused üldvõiduks ka Urmas Sugasepal, Keit Kivastel. Kui avasõidus lõpetati just selles järjestuses, siis Sõmerpalu motoklubi paari lootused purulisid teise stardi liidri kohalt. Eesti meistrid seega Karing Kindel ja hõbe Sugasepale Kivastele, pronksid said Reinu Vanatoa. Motokrossi talv jätkub nüüd kestvussõitudega. Talvel sõidetakse ka nii-öelda kestvuskrosse, mida on planeeritud siis 4 etappi. Sõidetakse kelkudega, mootorkelkudega. Nende esimene etapp on planeeritud sinna veebruari keskele. Proovime teha ka jäärada, et jäärada on meil alati olnud selline väga ilmastikuoludest tingitud, et kuidas nüüd jääd tuleb, kuidas külma tuleb, kuidas saab rada lahti lükata ja nendest kinni, aga kui õnnestub, siis ka need. Kuidas arenesid sündmused Pärnu motoklubi poolt korraldatud Eesti karikavõistluste etapil, sellest teeme kokkuvõtte meie järgmises saates. Tänaseks on juba 8 aastat saanud sellest, kui Eesti lipp lehvis viimati maailma kuulsal Dakari maraton kõrberallil, mida viimastel aastatel on sõidetud Lõuna-Ameerikas. Eestlaste senised osavõtud toimusid siiski Aafrika mandril. Esimestena sõitsid 1991. aastal Dakari rallil Kamassi tehase meeskonnas Joel Tammeka, Juhan Anupõld ja Enno Piirsalu. Esimese Eesti tsiklimehena startis 2003. aastal Mart Lajal ja 2 aastat hiljem lõpetasid raske katsumuse Taivo Luik ja Andres Rätsep, tõelised harrastussõitjad. Pole võimatu, et aasta pärast suureneb eestlaste arv 9. Just need 3 meest, Toomas Triisa, Jaan Naaber ja Mart Meeru ning nende kaaskond moodustavad Dakar Rally Team Estonia. Suure meedia huviga avasündmusel tutvustati ühisettevõtmist ja kuulati vanemate meeste kogemusi. Ma ei öelda, kas need 3 meest korraga ühel laval olnud on. Aga üks, mis kindlalt ka meeldib sellest Dakari eest. Ma saan aru, miks sõidavad seal veoautod ja miks ajakärgud seal on. Aga ma ei ole siirne aru, miks lähevad sinna mootoratele. Aga siis siunadel on ka oma mingi asi taga. Meil vähemalt õhtupäev lõppes, võtsin väikse rohukastist või midagi oli meil teha. Mis nemad teevad? Sa räägid pärast, mis tegite pärast. Aga mis on teie küsimus? Ja kui te peal lähete, siis tulge tagasi ka sealt. Kõigepealt ma täpsustaks, et Joel, kas teil oli 4 ratastal või 6? Ja isegi. Jah, tänapäeval on eakad juba 4 rattal, aga tollal 6 rattal ja minu vastus sellele on ka lihtne, et 6 rattal ja 4 rattal on liiga lihtne. Toomas Triisa ja Mart Meeru sõidavad spetsiaalselt maratoniks ette valmistatud Honda tsiklitel. Nende vahendajaks Eestimaale on suurte kogemustega hollandlane. Kui Triisa ja Meeru on motospordi taustaga mehed, siis Jaan Naaber on tõeline harrastussõitja. Ma tegelikult olen selle ju pähe võtnud mitte nüüd üleeile või nädal tagasi, see on pähe tulnud juba aastaid tagasi ja lihtsalt see nüüd on täna on ta jõudnud sellesse punkti, kus kõik asjad jooksid kokku. Tuli meeskond, tulid võimalused ja ideaalne aeg minna ja teha oma esimene Dakar. Mida arvasid 3 mehe ettevõtmisest need,
kes selle katsumuse autoroolis on omal nahal läbi teinud. See oli kuidagi rõõmustav uudis, ma ütleks, et üllatav natuke, aga ka rõõmustav, sest teades, mida see tähendab ja kui palju see maksab, siis väikses Eestis, et inimesed võtavad kokku julguse ja leiavad vahendid, see on minu arvates suur asi ja ma igati toetan nende ettevõtmist. Dakari oma olemuselt on ju siuke ralli, kuhu ei saa igaüks peale lihtsalt niisama, et registreerib ja saab peale, et see vajab tohutut ettevalmistust ja iga sõitja peab näitama või tutvustama oma oskusi. Ehk siis, kui ta suudab ühe rasketest FIM-i rallidest läbi sõita, kõrberallidest, siis järelikult tema oskused on seal maal, seal tasemel, et ta justkui võiks olla üks Dakari osaleja, aga paraku ka päris see ei anna veel seda lõplikku kinnitust, et sa sinna peale saad, sest et meie näiteks osaleme nüüd märtsikuus Tuneesia rallil, kindlasti osalen Sardiina rallil, Toomas ja Mart osalevad Rumeenia X-il, eks tegelikult neid võistlusi, kus me ennast proovile paneme, on palju-palju. Aafrikas sündinud Dakari maratonralli on tänases kolinud hoopis Lõuna-Ameerikasse. Kas see muudab ka ettevalmistust? Ma arvan, et ta on põhimõtteliselt ikkagi sama. See asi on ikkagi tehnika, see asi on vastupidavus. Sest need samad 2 nädalat või siis tol ajal veel natuke kauem lihtsalt sõita ja iga päev ikka tõsiseid kilomeetrid, siis oli üle 10 000. Et see on jäänud samaks, kuigi ma praegu hirmuga vaatan ja kuulan, et nad sõidavad vahepeal ka üle 4000 meetri kõrgusel, mida Aafrikas Sahara kõrbes selliseid kõrgusi ei olnud, siis meil oli tal kuidagi võib-olla oli lihtsam. Kui me sealt oma auto aknast vaatasime neid mootorraaturid, siis me nende nahas ei tahtnud küll sugugi olla. Me saime küll ka kloppida ja peksta ja hommikust õhtuni, aga seda väsitavat teekonda, mis nemad seal läbi pidasid, nii et nendele ma soovitan ainult võtta asja väga rahulikult algusest peale ja kõik see alles üles ehitada selle vastupidavuse peale. Sa pead lõpuni jõudma. See tähendab, et sa ei tohi teha ühtegi viga kiirustamise tõttu. Kui tänaseks on Dakar Rally Estonia tiim 5 inimese panus, siis aasta jooksul see seltskond kindlasti suureneb. Ka sina võid oma osa anda ja suurel seiklusel teatud mõttes kaasa lüüa. Ja, hallo, ich bin der Bernd Seehofer, einer der zuständigen Reifeningenieure für das BMW-Team Schubert. 2 BMW Z4 GT3. Ich bin Winfried Lippert, Serviceingenieur bei Dunlop, zuständig für Rover. Ja 2 Mercedes AMG GT proovivad Nürburgringil 24 tunni sõidul näidata ennast parimast küljest ja sõita loomulikult nii kiiresti kui võimalik. Wir haben natürlich mit unserem Team das Auto auf P1 gestellt. Dunlop hat natürlich uns optimal unterstützt, weil der Reifen muss natürlich funktionieren. Der Erfolg und die Niederlage, das hängt zu einem großen Prozentsatz vom Reifen ab. Kohal on 200 autot, 700 võidusõitjat ja üle 150 000 fänni. Nordschleife rajal pole igavusele kohta. Esimestel ringidel toimub rohkesti avariisid ja mida ring edasi, seda enam nõuab rada ohvreid. Der Nürburgring ist die härteste Rennstrecke der Welt, da ja das Ganze eine Berg- und Talbahn ist. Mit Sprungkuppen, mit Kompression, mit allem, was man sich so vorstellen kann. Nürburgringi lossi ümbrus matub öösse ja varajane kaos rajal on vaikus. Valvsust ei tohi kaotada. Nii rajal kui boksides peab kõik toimima nagu kellavärk. Der Wechsel ist absolut nach Plan verlaufen. Wir liegen eigentlich ganz gut. Und jetzt wollen wir sehen, wie es sich in der Nacht weiterentwickelt, die Situation. Konkurentidest on pikalt eest ära sõitnud BMW Z4. Pärast 30 ringi läbimist läheb hästi ka Mercedesel. Nemad on teisel positsioonil. Kell 3 öösel toimub pööre. BMW-sid tabavad mootori probleemid. Boksis kulub remontimisele 52 minutit ja võidust võivad nad nüüd vaid unistada. Kvalifikatsiooni parim ringiaeg ei loe midagi, kui võistlusel veab lihtsalt tehnikal. Im Schnitt konnte ich 10 bis 15 Sekunden schneller fahren wie der Rest vom Feld und wir konnten große Schritte nach vorne wegfahren. Technik, so kann es manchmal gehen. Järgmiseks hommikuks on Nordschleife ringrada täitunud veega. Aeg on autodele kruvida alla Dunlopi vihmareglid.
wir dann unsere Dunlop Regenreifen draufschnallen mit dem BMW Z4, da geht es richtig vorwärts. Road Racingul on Dunlopi vihmarehviga parim minek. Nad haaravad liidrikoha oma AMG-del ja näitavad kõikidele teiste vaid tagatulesid. Für uns war das Wetter mit dem Regen in den Morgenstunden eigentlich perfekt, weil die Dunlop-Reifen, A sind sie im Regen sehr gut und B bei Abdrucken der Strecke gehen sie nicht so schnell kaputt wie die Wettbewerbsreifen. Headus ja kurjus käivad käsikäes. Sõitjad tabab järjekordne löök. Mercedes on hädas vedrustusega. Unistus heast tulemusest on purunenud. Das ist natürlich sehr bitter jetzt, wenn du führst und hast dann einen technischen Defekt. Üks Schuberti meeskonna BMW Z4-sid on aga veel võistlustules ja pärast keskpäeva hoitakse teist kohta. Kuid ka seda autot tabab mootoriprobleem ja tundub, et sõitjatel ei olnud täna lihtsalt õnne. Pärast 24 tunni möödumist saab esmakordselt võidurõõmu maista Audi meeskond ja tulemata ei jää ka kohustuslik šampanjadus. Mehaanikutele on aga kasutuseks ainult vesi, mitte vahuvein. Kuid nende arvele jäi täna väga hea Dunlopi rehvi ja autode koostöö ning ringi rekordite setistamine. Tänaseks kõik. Aitäh vaatamast ja mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.